Tervist, head sõbrad, on nädalakommentaari aeg. Endine luurekoordinaator ja praegune Riigikogu liige Eerik-Niiles Kross tegi seda taas. Kommenteerides Kapo aastaraamatut näeb Kross muuhulgas Rail Balticu vastastes meeleoludes Venemaa mõjutustegevuse tundemärke. Sarnaseid ideid on varem väljendanud Euroopa Parlamendi liige Tunne Kelam oma Postimehes möödunud aasta sügisel avaldatud artiklis, kus Kelam väidab muuhulgas, et Rail Baltic pole lihtsalt Eesti asi, vaid geopoliitiline projekt kogu Euroopa huvides. Suhteliselt avameelses tekstis kirjutab Kelam, et tsiteerin, iga Rail Balticu ette viimasel hetkel veeretatud takistus on vesi Kremli veskile, sest käimas on laiem geopoliitiline võitlus Baltimaade positsioneeringu nimel. Tsitaadi lõpp. Mida sellest kõigest siis lõpuks välja lugeda? Esiteks vaatame konteksti. Rail Balticu vastu sellisena, nagu seda parasjagu kavandatakse, on mitu korda üles astunud sajad tuntud kultuuri- ja ühiskonna inimesed. Esimene kiri oli 101 avaliku elu tegelase poolt. Allkirja andnute seas olid muuhulgas Tõnis Mägi, Andres Tarand, Jaak Jõerüüt, Jaan Kaplinski, Mihkel Kunnus, Fred Jüssi, Tõnis Lukas, Leelo Tungal ja Erkki-Sven Tüür. Seejärel tuli 150 avaliku elu tegelase kiri. Allkirja andsid paljude teiste seas Mati Hint, Marju Lepajõe, Heliloojate liidu esimees Märt-Matis Lill, literaat Valdur Mikita, ajaloolane Marek Tamm, kirjandusteadlane Jaan Undusk ja lihtsalt legend Peeter Volkonski, kui mainida vaid mõningaid inimesi. Süstemaatiliselt kirjutab Rail Balticu praeguse trassivaliku ja asjaajamise vastu tuntud pankur Indrek Neivelt. MTÜ avalikult Rail Balticust on teinud ära suurepärase töö ja selle juhtfiguurid Priit Humal ja Tanel Ots tegutsevad rahulikult, väärikalt ja kannatlikult, ratsionaalselt ja argumenteeritult. Nende meestega suheldes pean tunnistama, et ma pole tükk aega näinud asjalikumat, ratsionaalsemat ja väärikamat seltskonda Eestis. Ja mis on teisel pool? Mõelge hetkeks selle peale, head inimesed. Esiteks puudub teisel pool igasugune dialoog. Ühelegi argumendile ei vastata, dokumendid on salastatud, tasuvusuuringud arvestavad Rail Balticu kasumi sekka 400 inimese elud ja nii edasi ja nii edasi. Ning lõpuks tullakse välja nomenklatuuri viimase sildiga, nagu mõni globalistlik Tšernenko või Brežnev viimses laibastunud olekus. Te olete putinistid. Aga miks mitte kodanlike imperialistide käsilased, kes on vajunud peale selle veel oportunismi sohu, nagu Trotski ja õnnis Žinovjev ühes Kamenjeviga omal ajal? Vahet pole. Mõlemad sildid on täpselt sama absurdsed selle erinevusega, et mida sügavamale ükskõik kuhu Trotski, Kamenjev ja Žinovjev vajuvad, seda parem kogu ülejäänud inimkonnale. Ühesõnaga, teisel pool on täiesti absurdne ja seosetu ideoloogiline jura, mis on omane rahvusvahelistele impeeriumitele vahetult enne kokkukukkumist. Loomulikult on teisel pool ka eksitav PR. Rail Balticu praeguse trassivaliku suhtes kriitikat avaldanud inimesed sildistatakse automaatselt kogu Rail Balticu kui sellise vastasteks ja punkt. Nende korduvad argumendid, et me ei ole Rail Balticu kui sellise vastu, vaid uue hirmkalli trassi vastu, kõlavad nagu kurtidele kõrvadele. Eesti riigi käekäigu eest vastutavatele ametnikele, poliitikutele ja luureekspertidele võiks öelda ühte. Mingit Venemaad pole lihtsalt vaja. Te ise saate Eesti riigi usaldusväärsuse hävitamisega nii briljantselt hakkama, et Venemaa propaganda on selle kõrval poisike. Te ise lõhute heades Eesti inimestes ja kodanikes, kes armastavad oma maad ja selle maa head käekäiku, selle maa loodust ja metsi lõplikult kuvandi Eestist, mis oleks loodud meie inimeste poolt, meie inimestele. Meile endile. Vaadake seda mees siin, kes laulis kunagi Koidu Maarjamaa kohale ja nüüd ütleb, et paneks oma südame siia meeleavalduse lavale, et tõestada, kui palju ta armastab Maarjamaad. Ma võin oma südame panna siia lava peale ja öelda, et mina armastan Eestimaad.
et ma ei lase toimuda nii palju, kui minul võimalus seda teha on laulda, mis ma muud oskan. Seda on korra juhtunud 25 aastat tagasi, et sai lauldud ja midagi juhtus. Ma ei tea, mis me praegu teeme, kuidas me oleme, kuidas me tunneme, kas me tunneme samasugust armastust Eesti vastu nagu tollal, ma ei tea. Aga Jumal kaitsku Eestimaad ja ette ei tuleks seda raudteed sellisena nagu on mõeldud. Kes ta teile on, bürokraadid? Putinist? Küsige enda käest, miks see sama mees jälle Koitu laulab? Kas pole nii, et Koidust on saanud vahepeal eha ja vabadusest vaid silt? Paremini kui Valdur Mikita ei anna seda probleemi ilmselt sõnastada. Tsiteerin. Nimetada oma maa ja metsa eest välja astuvaid inimesi Kremli sabarakkudeks pole mitte ainult erakordselt ülbe, vaid sellesse on peidetud ka varjatud ähvardus. Selline higist leemendav steroide täis pumbatud riigimuskel raksab aga sisse oma enda aknasse ja rahvas näeb kohkumusega, et see, mis kunagi oli riik, on paksude kardinate varjus muteerunud tülgastavaks koloniaalvõimuks. Tsitaadi lõpp. Mina olen Markus Järvi, Objektiivi toimetaja.